eelmisel aastal juhtus millegipärast nii, et see ühistranspordi dotatsioon sattus kogemata mitte eelarvereale, vaid hoopis see raha tuli ju valitsuse reservist, millel on juhtinud tähelepanu ka Riigikontroll, et see ei peaks nii olema. Et on teil praegu üldse aimu, et kuidas niimoodi juhtuda sai ja mis see number võiks nüüd tulevikus tulla? Tuleviku ennustamisega ma ei tegele, küll aga oskame öelda seda, et just eile avalikustasime elanikkonna rahulolu uuringu kohalikes omavalitsustes ja mis mulle jäi sealt väga teravalt silma, on see, et ühistranspordi korraldusküsimustes oli ainult 6% tõid välja selle 6% inimesi, et hind oleks kuidagi takistav faktor, mis on väga väike osakaal võrreldes seal teiste küsimustega. Ehk siis siin ma arvan, et on tõesti see koht, et me peame selle ühistranspordi rahastamisel otsa vaatama, mis on võimalused riigil seda ülal pidada ja et kus saaks ka siis et selle kvaliteeti tõstes, see ongi oluline, et selleks, et kvaliteeti tõsta, et siis peab ka kaaluma, et kas on võimalik panustada ka reisijatel mingil osakaalul, et kui uuring näitab, et tegelikult 94% inimestest, kes ühistransporti kasutavad, ei pea hinda takistavaks faktoriks, et seal on meil arutelu koht, et kas seda siis muidugi läbi rääkides siis kohalike kogukondadega ja huvirühmadega, et kas on küsimus selleks, et kui me suudame tagada paremat kvaliteeti ja inimesed on tegelikult valmis selle eest maksma, et siis ma arvan, et see oleks üks lahendus, mis kindlasti aitaks meie ühistranspordisüsteemile üldiselt kaasa.